Ja me jätkame saadet samal teemal ning üks harrastusgolfar on meil nüüd ka siin stuudios. Erki Sarapuu, tere õhtust! Tere õhtust! No räägin kõigepealt sellest tänasest uudisest, et siia Eestisse on siis tulemas Põhjamaade, võib-olla ka kogu Euroopa üks uhkemaid golfiväljakuid, golfikeskuseid. Kas on vajadust ka sellise väljaku järgi, et on meil piisavalt ka harrastajaid? Jah, meil on harrastajaid juba praegu päris arvestatav hulk inimesi ja tegelikult on väga tore näha seda, et inimestes üha rohkem ja rohkem tekib huvi golfi kui mängu ja golfi kui elustiili vastu. Ja mis seal salata, et tõepoolest saab olema siis tippväljakuga tegemist, kuigi EGCC ehk siis väljak või pigem klubi, kuhu see väljak tuleb, on niigi juba praegu Euroopa tippväljakute hulgas. Aga just võib-olla selle võrra nagu põnevamaks ja rariteetsemaks selle väljaku teeb see ka, et selle projekteerijaks on otsustanud olla maailma tippgolfar naiste seas. Nii ta on, aga ütleme nii, et suusailma praegu ei ole, eks, et me vaatame praegu aknast välja, siis me näeme, et on tulemas sellised mustad jõulud. Kuidas golfaritel praegu on, et kas golfi jaoks on praegu ilma veel olemas, et saab veel golfi mängida? Ma vaatasin kuskil lausa oli kirjas, et lausa jõulugolfiturniir on tulemas. Homme ongi süres, jah. Golfi tegelikult saab harrastada praktiliselt igal aastaajal, täpselt nii nagu saab ka teisi spordialasid, lihtsalt tuleb selleks valida õige varustus ja võib-olla tõesti, kui meil on siin pisut lumisem talv, siis võib-olla ka mõni teine sihtkoht. Kuigi mängitakse ka talvegolfi. Aga tõepoolest homme toimub järjekordne golfiturniir ja ma tean juba, et sinna on väga palju inimesi registreerinud, ehk siis see näitab seda, et golf on mäng, golf on selline spordiala, et kui inimene ükskord juba hakkab sellega tegelema, inimene muutub esiteks ise tasakaalukamaks, rahulikumaks ja teisest küljest jällegi ta on nõus võib-olla ohverdama mingisuguse sellise mitte just kõige targema ajaveetmisvõimaluse selle nimel, et kas või isegi külma ilmaga minna ja mängida golfi. Nüüd võime ka mõnes mõttes sellise väikese üleskutse teha, et inimesed, kes meid vaatavad praegu, kindlasti kõik ootavad pikki silmi, et kuna tuleks nüüd lumi maha, et saaks minna välja suusatama, siis tegelikult me võime üleskutsuda neid hoopis golfi mängima, et teha võib-olla see aasta siis talvel midagi teistmoodi. Just nimelt ja miks mitte üles kutsuda üldse inimesi, kes võib-olla istuvad igaõhtuselt diivani taga või diivani peal teleka taga ja ainult harrastavad sporti vaadates seda telekast, et proovige, leidke enda jaoks. Ma võin julgelt kinnitada, et golf on selline spordiala, mis ei murra konte ja samas ei nürista ära ka. No ma vaatan, et siin meil on laua peal ka golfi ajakirjad ja siin ühe golfi ajakirja peal lausa on Barack Obama on esikaanel lausa siis golf ajakirjas. Nii et see näitab seda, et tegelikult absoluutselt kõik mängivad golfi ja see sobib kõikidele, see spordiala. Jah, see spordiala sobib tõepoolest kõikidele, nii noortele kui ka vanadele, nii jõukatele kui ka tavalistele inimestele sissetuleku poolest, sest et tegemist on müüdiga, kui inimesed arvavad, et golf on ainult rikaste spordiala. Golf on selles mõttes rikka inimese ala, et inimene, kes on iseendaga rahul, kes on sellise rikkuse leidnud, et tema jaoks on see spordiala. Et Barack Obama on ju, pole saladus see, et ta on ju väga pikalt tegelenud ka korvpalliga. Aga siis mingi hetk lihtsalt otsustas, et on aeg hakata tegelema nüüd sellise spordialaga, kus võib-olla füüsis natukene ei saa nii palju kannatada. No kuidas sina golfini jõudsid? Kuidas üldse inimesed jõuavad reaalselt golfini? Et inimesed näevad seda golfi ajakirja kuskil leti peal, see ju ometi ei kutsu kohe sind väljakule, et kindlasti see kuidagi mingisugune side peab kuidagi tekkima selle golfiga. No mina julgeksin küll soovitada isegi nendele inimestele, kes praegu veel ei mõtle enda peale kui golfari peale või siis ei seosta ennast golfiga kui elustiiliga, siis alustage kas või tõepoolest sellest ajakirja lugemisest. Et ma usun, et te leiate seal väga palju selliseid paralleele oma nagu igapäevase eluga, mis võivad võib-olla soodustada teie jõudmist golfiväljakule. Mina isiklikult jõudsin just tänu ühele sõbrale, kes kutsus mind lihtsalt korraks aega veetma selle asemel, et ma niisama kodus oleks üksinda konutanud ja igavlenud ja mingisuguseid rumalusi võib-olla teinud, siis kutsus mind harjutusväljakule, sain palli lendama ja niimoodi see läkski. Ja nüüd oled sa, ma saan aru, õige pea saamas ka golfi ajakirja lausa kaanepoisiks. Jah, see nüüd on küll päris piinlik lugu. Aga eks tõepoolest on uhke tunne selle üle, et ma küll ei ole nagu professionaalne golfimängija, aga ma olen vist piisavalt heas mõttes golfisõltlane, et inimestele pakub huvi minu toimetamine ka golfiväljakul. No selge, nii et head vaatajad, teeme siis siitkolt üleskutse, et kõik golfi mängima, et kuna see ilm on nagu ta on ja mustad jõulud on tulemas, siis me teab, kas meil üldse lund see aasta talvel piisavalt tuleb, et siin suusatada kõik golfile. Jah, jõuluvana tuleb ka golfi mängima.